Saan ja kiiabi. Mismoodi sul need püksisääred siin on? Oluline roll Eesti lõpetsarja selle hooaja kolmanda etappi, siis 16. Hansalo Niiruti suusamaratoni läbi viimisel. Tervitame siis Valga korvpallikooli meeskonna menetlejaid Antti Vasarat number 9220 ja Valga maa siis sportmängude au ja uhkusega tegemist on valmimasse võistkond siis G4S Eesti korvpalli meistriliigas. Vootari Agonagi number 9428 on siis tali orienteerumus Eesti koondise liikmega tegemist ja hiljuti siis oli minu mäletamist mööda Läti Vabariigis vana maailma siis Euroopa meistrivõistlusest õigesti mäletamist. Kuulika Põlgas number 9531 võimendus ringkondadest tuntud siis tegelane suusamaratoni võitjaks ja seda siis naiste arvestuses, aga meestest varem analoog sellise tulemuseni ei ole purginud. Sa ikka ära, kuigi sa korra liikmaskeerime. Just. Üheks sõidud ma, jah? See on number 940. Aga see nüüd käib koridoris kuskil seal. Siin aega väga jääks. Vaatad ka? Mida? Põike, mina läksin vaatama. Et sa sõidad mulle selja tagant otsa. Ei, et ma murran jalaluu ja see on südameinfarkti ja eksin ära siin kuskil metsa ja mida veel võiks karta. Et murran suusad katki, see pole veel kõige hullem. Et ma väsin ära esimese ei ole veel. Siin on need künkad väiksed. Ma ei usu sind, räägi mulle, kas nüüd kohe tuleb mingi eriti õudne ja hirmus mägi, kus tuleb alla sõita, räägi ausalt. Tuleb üles minna. Sest peale starti tuleb see mägi, kus panid üles ja siis? Ja siis on kõik lauge, minek kelva poole. Siis kes sa selle mäed, kus sa oled jõudnud, siis sa lubad mulle, et see ei ole lamb. Seega siis päevu pärast avatakse lühema distantsi stardikoridorid ja palume enne stardikoridorid mitte, siis need puudutab kõiki osavõttuid. Hakkan kohe nutma. Aga aja jalad laiali. Ei, Siis on kindlam. niimoodi pidi panema. Õige. Issi ka sõidab või? Ei sõida. Suusamaratoni võitjaks ja seda siis naiste arvestuses, aga meestest varem analoog sellise tulemuseni ei ole purginud. Pane nüüd ajama. Tahaks vetsu. Äkki vahetad mütsi ära? Või sa seisad, sõida? Pauk käis. Käis ja nüüd lähe. Pane peale tagasi. Pane peale. Hakka hapukurka, ma sõidan kohe edasi, kuigi ma olen need suusad hullult kõmedalt määrinud. Mis siis on? Tere. Ma sõitsin sinu järel kogu aeg. Jah. Sinu müts on mu teetähis. Too mulle palun saab laua pealt kiiresti hapukurka. Ruttu nüüd, mida sa vinnid? Et nad natuke halvasti libisevad need suusad, ma liiga palju seda pidamist alla möksin. No väga kiiresti jõudsid siia siis ikkagi. Ei jõudnud, sest enamik on kõik minust ees. Ma olen nii viisakas, ma lasen kõik mööda. No selles mõttes küll, aga ikkagi väga kiiresti jõudnud. Ma lasen kõik mööda ja ma õudselt kardan kellelegi otsa sõita. Selles mõttes, et keegi ei karda, kõik panevad ette igale poole.
No ja siis? Mina on üldiselt targ otsa sõitmise koha pealt. Aga kord no, sa oled sugi väga kiiresti. Tunni ajaga jõudsid siia. Ma olen tund aega sõitnud või? Jah. Nii palju. Mul on vähem kui tund aega. Ainult 7 kilti on sõidatud. Kuule, vähem kui tund aega siis. Ja siiani on 7 kilomeetrit on. Tead, ära ole unudele eest, tule eest ära. Kuule, aga ma lähen siis edasi. Mine siis, jah. Järgmiseks on nüüd 7 kilomeetrit. Jah. Tšau, tiiadi. Mööda 5.20, 5 tundi on rajal olnud. 5502 sõidame jõudu ja 5700 ja 4100 ka tublid. Tulge sööma vahepeal, ärge te mööda põrutage, siit on veel 16 kilomeetrit. Kui ilma söömata lähete, lööb silmest kirjuks, tulge käinetage. Tervitame kõiki palupunktist, kes otse läheb. 2-3 minutit praegu ees. Paremale poole, kes vasakutena tahab. 5 tundi 25 minutit rajal oldud. 16 kilomeetrit lõpuni. Noh, kuidas on siis? Kas te siia sisse ei saa? 52 õnnitleme. Ja hea meel näha veel 6266 kohe paluvaid. Ja teil lähme nüüd. Üle 5 tunni ja 25 minuti rajal 16 kilomeetrit lõpuni veel. 46 kilomeetrit on siis Otepäält siia punkti, kes sõidavad suurt maratoni. Jah. Oli ka määrtävän, niin oli väga ettevaatik. Lasku on väga aeglaselt. Kas need suusad peavad? Nad peavad. Tiedät, Eks nad peavad väga hästi, minna otse mäest üles, ma ei pea nagu nii käel. Nüüd see pidanud. Jah, võt. Seda oli poole pealt ka üks teada, siin on kõik rauda ja seda. Ei olnud rohkem. Me võtaks maha see ja paneme talle selle lihtsalt klompi. Libiseb hästi. Kuidas on teil on igav, Margus? ei ole. Jõuame suhteliselt vaevalt kohale. Vaevalt kohale, mina olen juba siin, aga tead kui ilus maastik on igal pool, kus sa suusatada. Kusjuures sa pead maratonile tulemas, tead sa see lõik on nagu puhas nauding, ainult laskud kogu aeg. Terve tee, Peebust kuni Palunjale, mitte midagi mõtleb. Laskumine. Et selles suhtes, et kui ütled, et see esimene osa nagu 63 kilomeetri rajal on siuke hästi järskude tõusude ja värkidega, siis edasi siit. Viimane osa on puhas nauding. Hästi natukene on tõuse ja need on lühikesed. Aga põhiliselt siuke laskud ja laskud ja laskud ja laskud. Juua võtsid või? Kuule, võta natukene seda. Jaa, ma võtsin juua. Võta seda ka. Spordijooki. Lõpus läheb vaja. Ei, võta seda ka. 7 kilomeetri pärast tuleb veel üks. Peatuspunkt. Vaatan äkki teil on. Tundke ennast rõõmsalt ja vabalt ja astuge läbi peeglauslaudade juurest. Teile pakutakse kõike head ja paremat, mis on maratonil kombeks ja kohased ehk multitasuki teed, puljongid, banaane, leiva, kõik mida hing oskab healda. Aga rääkides maratonist, siis kaugel ole head, kaugel ole.
No kuidas oli siis see lõik? Kuid on suusad natuke paremad peale seda paremaks määrimist. Et pole viga, aga ma olen ikka väsinud juba. 10 kiita näed minna. Ma olen nii väsinud. Tead, mulle vist meeldib, mida te siin süüa on saanud, kus sa selle jäätis võtsid talle? Ostsin Helernurme poest. sekretariaadist, Kohtuna Tervise Spordikeskuse metsapealinn, kui Otepää talvepealinn, siis Tartu on kruusapealinn. Niimoodi siis kõige sel nädalaks Tartu kohta, kui loomulikult päeval seal siis Tartu maal. Ja tegelikult väga hea on sellepärast, et igav ei ole sõita, et üldse ei ole nagu sellist pikka siledat maad, et kogu aeg on vaheldusrikast. Et selles suhtes on nagu hästi hea. Kuna kõige raskem oli? Teagi, Hellenurme, võib-olla enne Hellenurmet oli üks hästi pikk ja aeglane tõus, ainuke pikk ja aeglane tõus oli veel enne Hellenurmet. Näed juba, et kohe on see toitlustuspunkt ja seda on mingi siukene nagu huviga tõus, et hästi aeglaselt ja kaua peab ronima.